mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid kuulavad ükstapuha millisest vidinast ja ükstapuha mis ajal, teisipäev, mis ta on, esmaspäev, teisipäev. Ei, mul on siin kirjas, tähendab 26. märts, mehed ei nuta eetris, kell on 11 ja 59 sekundit, Tarmo Paju Delfist. Tervist. Peep Pahv eriagendina igalt poolt. Tervist. Jaan Martinson Delfist, Eesti Päevalehest ja igalt poolt mujalt. Hakkasime Tarmoga tulema saatesse, see stuudio meil teises majas, eks, ja kuidagi hommik oli see ilm, oli niisugune sombune ja niisugune kõle ja sadas mingist lumepudru ja kõike muud ja kuidagi siis, kui ma uksest välja, ma sulle, Tarmo, ei öelnud, aga kuidagi hing õiskas, kõik tundus niisugune rohelisem, ilusam, soojem, päike kohe suisa nagu pilvede vahelt nagu silitas mu palgeid. Isialgu ei saanudki aru, mis nüüd vahepeal toimus. Ja siis tuli meelde, pagan. Tallinnas on ju varsti kohe uued inimesed võimul. Ma just mõtlesin, et kuhu sa nagu tüürid alguse peale. Ma algust sain aru, et vist sihid ikkagi sinna linnavõimu vahetamise peale, aga siis ma mõtlesin, et huvitav, kas sa maalid selle pildi nüüd selliseks ilusaks või vastupidi, et sombune, külm, kevad on ametlikult alanud meil juba, ikkagi on väga talvine ilm täna, et siis selline jäine hingus on tabanud Tallinnat pärast võimuvahetust. Aga siis sa viisid selle positiivseks hoopis selle tunde ja siis ma hakkasin mõtlema, et jumal teab, kas sa räägid sellest võimuvahetusest või sellest, et Peebul oli sünnipäev eile. Tervitame siin saate eetris ka ikkagi ja küsime ja nõuame. Ei paista kuskil. Ei torti ega notti. Ei ole ette nähtud, ma olen tarmustunud, ei ole ette nähtud. Ütleme, tort ja nott olid õiges kohas ja tulnud õigesse kontorisse. Ja, aga nüüd nagu ma saan aru... Jaan, mis hing õiskab? Sotsid, kes praegu ütleme, võimu ääre peal, nüüd ma saan aru, saavad kõige suurema piruka, aga mis see pole hullemat kui sotsist linnapea? Ei, oota, Peep, saad aru? Punased võimud põhimõtteliselt. Stopp, las nad olla, tont sellega, saad aru, nüüd tehakse, nii kui linnavalitsus moodustatakse, on see siis täna, homme, ülehomme, järgmine nädal, järgmine päev kohe pannakse kõik ehitustööd seisma, trammiteed kistakse maha, lastakse autodel jälle sõita, kõik, sellepärast miks Kõlvartile eelmine aasta ju umbusaldust avaldati, sellepärast, et see linn oli umbes. Linn oli umbes, nii. No praegu on ka umbes, see kõik tehakse lahti. Ja peale selle muutub kõik nii ilusaks, säravaks, sellepärast öeldi, et Tallinnas on kõik asjad niivõrd halvasti, sellepärast, et Keskerakond püsib siin 20 aastat järjest võimul. Nüüd läheb kõik paremaks. Absoluutselt kõik, ma küll ei tea... No meil on sinu üle meil on sinu üle hea meel, Jaan, nagu eriti ikkagi, et kui sa juba tundsid sellist rõõmu hommikul siin Tallinna linnatänavatel jalutades alustuseks siit kesklinna läbi kesklinna jalutasid ju Keskturu kandist toimetusse, eks ole, ja nüüd said siin väikese randevuu veel nagu peale teha, et ja kui sa tõesti tundsid sellist hingehõiset, siis on mul sinu üle eelkõige hea meel. Meil Peebuga pole nagu midagi eriti öelda, siin pole Tallinna elanikud. Jah, mind siis Tallinna eriti huvita, aga ma ütlen see, et kui ma siin ikka käin päris tihti, või siis just iga päev peaaegu ikkagi põikan siia kanti ka, siis jah, mind teeb murelikuks ikkagi. Mina kõige rohkem, kui sa küsid, vaatan sellises, ma arvan, esiteks alustuseks ikkagi sellise sportliku huviga, mismoodi see asi nüüd siis nagu välja hakkab nägema, et nii paljude osapooltega, ma saan aru, et see on olnud aastate pikkune igatsus nui neljaks Keskerakond siit nagu eemale saada ja kindlasti see mingis mõttes kulub ära, et korruptsioonid ja läbi põimunud Keskerakond ja linnarahad ja nii edasi, et mida kauem ikkagi üks erakond ainuvalitsust omab kuskil, seda nagu karmimaks see asi, ma arvan, nagu läheb ja seda rohkem mingisugused ahelad nagu sisse kuidagi moodi juurduvad. Aga jah, et mismoodi on võimalik siis sellel seltskonnal mingisugused kokkulepped omavahel üldse saavutada, ma tahaks näha, see on huvitav sportliku huvi objekt kindlasti esimese asjana ja siis, et mis siis nagu päriselt ka ära tehakse, et seni peale selle
ühe nii-öelda jah, mitte üldse väikse asja, ka suure asja, ei ole nagu praktilisi mõtteid liiga palju kuulda olnud, et mida siis nagu täpsemalt praktikas paremini tehakse. See ei olegi tähtis võimule saada, mis sa teed, see on nagu kolmandajärguline. No tähendab, ütleme niimoodi. Ja ka oma inimeste toiduahelasse nii-öelda linna või riigi toiduahelasse panek, ega see on siiski omane protseduur mingis mõttes ikkagi kõigile vist, et vaatame, kuidas siis nüüd tehakse paremini. Nii, kes on kuulanud Vsevolodi müstilist Venemaad ja just seda Bütsantsi osa, mis oli eetris, ma ei tea, paarkümmend aastat tagasi, seal öeldi ju alati, et ärge kunagi pange vahetage välja ametnikke. Ja miks Bütsantsis see reegel kehtis sellepärast, et olemasolevad ametnikud on juba oma kirstud täis laadinud seda nii-öelda raad. Nii, ja kui sa nad minema peksad uued toovad, siis neil on ju vaja kõigepealt need kirstud täis saada. No jaa, aga tegelikult siis need kirstud muutuvad aina suuremaks, nagu sa tead. Kui üks on täis, siis tekib teine sinna kõrvale kohe. Ei, see asi väidetavalt nii hull ei ole. Aga teine asi on ju see, et tegelikult mina, kes ma nii-öelda vana inimene penskar, mul on lapsed juba suured ja kõik, et ausalt öeldes, ega ma olen üsna veendunud, et mitte midagi ei muutu minu jaoks siin Tallinnas küll. Näiteks see, et ma juba saan praegu 63-aastased saavad juba tasuta sõita niikuinii, eks, et see, kas tehakse transport tasuta, vahet ole. Ainukene, mis võib muutuda, on see, et kui praegu Tallinna linnavõim maksab pensionäridele aasta toetust, see oli vist 200 €, eks, mida mu abikaasa saab, eks, ja mida ma hakkaksin järgmist aastat saama. Kule, ei kaota enne, ma juhin tähelepanu, järgmiste kohalike valimisteni on jäänud 1,5 aastat ümmargus, et ei kaota neid toetusi keegi ära vahepeal. Nad võiksid tõsta. Ei, aga ma ütlen, et see on sisuliselt ka ainukene asi, mis mind nagu otseselt puudutaks. Aga rohkem mitte midagi, mingit vahet ole, kes siin võimul on. Nii, lähme sporti ka või? Täna väga kaua ei saa saadet teha. Kuidas vorm on, Peep, ikkagi nüüd pärast eilset pidupäeva? Meil on isegi väike numbri, varsti tuleb väike numbri maagi isegi, sa oled 54 ja ma saan varsti 45, et siin on nagu sükene... No sul on käsi juubel ju. Pool juubel. Jah. See on kõva. See on kõva. Nii. Aga oled hea tervise juures, ma vaatan ikkagi, et oled õppinud kuidagi tagasi tõmbama oma pidust. Ma olen kunagi olnud halva tervise juures pärast pidust. Oled küll, meenub eriti eredalt üks uusaasta saade, mida 1. jaanuaril tegime. Ei, kus oli siis tervis vilets seda? Tervis oli vilets, ütleme ei olnud võib-olla kõige selgem see pilt. See pilt pildiks. Mis kellani sul aeg on, et me teaks? No hiljemalt poolest peab lahkuma. Okei. Väga üle selle. No tegelikult võiks parem. Pool üks. Nii, alustame jalgpalliga. Oli 10. suur mäng Eesti versus Poola. Väga huvitav oli jälgida mängu ajakirjandust, kui nii mängijad kui ka treenerid ja kõik rääkisid, et meil on võimalus EM-ile pääseda. Üks väljaanne siin hakkas juba raha jagama, ehk siis kirjutas, kui palju EM-ile pääs maksab ja kui palju sellest mängijatele preemiaks välja makstakse ja kõigil olid kopsakad rahanumbrid, jutt käib ikkagi miljonitest kamba peale. Olid silme ees ja no voila, ütleme niimoodi, et kõik oli muidu ilus, ainult üks väike probleem, et Poola mängis jalgpalli, aga Eesti seda üldiselt ei teinud, sellepärast, et jalgpall tähendab seda, et sa saad palli, söödad, proovid vastaste väravat rünnata, ja aga seda kõike vähemalt esimesel poolel sealt edasi on ühesõnaga täiesti masendav. Ma vaatasin seda mängu, ma olin ühel nagu seltskondlikul koosviibimisel ja ma nägin, teleks mängis seal ja ma ikkagi enam nagu nägin seda mängu, võib-olla ma ei vaadanud väga tähelepanelikult, aga mul nagu tundus, ütleme nüüd paranda, et Eesti küll tõi segast asjad mingis värava, eks ole, aga nad muidu üle keskjoone käinud seal teisel pool. Mis see Poola värava, kas ta oli mingi jope oli seljas, ega ta jumalast külma ei saanud seal või ta ju ei teinud midagi, seisis õues lihtsalt ju. Ja minu mõnest oli põiepõletik. Et selles suhtes, et
et ei käidud üle poole väljaku või? Ei käidud, kuigi mul nagu esimene mõte ikkagi tagantjärele ja ka järgmisel päeval meil oli seal toimetuses ka mõni, ütleme, natuke arusaamatutel põhjustel väga optimistliku vaatega inimene sellele õhtusele mängule. Sporditoimetuses? Ei, sporditoimetuses ma ei kohanud, aga ütleme enda laua lähistel kohtasin küll näiteks, enda töölaua lähistel. Kas ta istub nagu sinu vastas? Ütleme delikaatselt niimoodi. Sinu, ütleme... Ei, aga kuulajad ei tea, aga mis on meil omal, aga ma mõistsin juba. No eks sa mõistsid niigi, oled õigel teel, ütleme niimoodi. Ja siis okei, seal oli muidugi lõõpimist, nii enne kui pärast oli lõõpimist sellega seoses, aga ka tõsiselt rääkides, et mille pealt siis keegi siin nagu midagi väga nagu lootis. See on täitsa aru saada. Kokkuvõttes. Et kui me mõtleme seda värsket ajalugu, seda viimast poolt aastat eriti, mismoodi see on toimunud, kuidas me oleme mängupildis näinud nagu pigem ikkagi nagu tagasiminekut, kui ka mingisugust selget ja loogilist arengut, siis paneme selle nagu üldise seisu ja mängijate valiku juurde ja siis hakkame mõtlema mingitele, ma ei tea, imedele, ime see oleks olnud ja siis hakkame mõtlema, et mingite spordimaailma imedele, me siin eelmisel nädalal pärast mängu ka natukene meenutasime neid, ma ei tea, kas või Taani Euroopa meistriks tulek 92. aastal on ju. Kreeka Euroopa meistriks tulek. Või mingid võidud, mida on siin, ma ei tea, Eesti võrkpallikoondis omal ajal oli ikkagi päris lähedal, et teha ju ka finaalturniiril selline korralik tähelend. Kuigi lõpuks seda ei juhtunud, aga on, ütleme, game'i kaugusel olnud siin igasugu imelistest asjadest. Et siis nendel kõikidel kordadel on ikkagi mingi eeldus olnud, nii et kui see on ära juhtunud, siis sa suudad nagu jooned kokku lükata, et need eeldused olid täidetud. Või ma ei tea, Läti koondis Kossus näiteks eelmisel aastal maailmameistrivõistlustel. Et see ei tulnud ju välk selgest taevast, vaid seda oli ju näha alates sellest, kui Luka Panki võttis koondise üle, et seal hakkas mingisuguse väga selge areng pihta, juba valiksarjas oli seda kõike näha. See, et siis see päädis nagu nii ägeda triumfiga, mida 5. koht oli, mis kalbid seal kõik võeti, oli üle ootuste, aga ta ei olnud üdini ebaloogiline. Ja nüüd, kui sa mõtled, et mis eeldus siis sellel meie jalgpallikoondisel täidetud oli just nimelt eelmise nädala seisuga, ei olnud ühtegi tegelikult. Tähendab, ainukene oli, üks asi, nagu mille pärast ennem siis valiktsüklit või pärast valiktsüklit ei võetud Toomas Häberlit, eks peatreenerit maha, oli see, et me usume, et temas on potentsiaal märksa suurem. Ma parandan sind. Sa eksid siin praegu, see lause, tsitaati täpselt ei mäleta, aga see lause ei olnud, et me usume, vaid see tsitaat oli, et me tahame näha, mis tema potentsiaal on. Ehk siis oleks olnud, et me usume, siis me saaks öelda, et näed siin kõva sõna, mehed uskusid ja nägid ikkagi, tajusid, et siin on potentsiaal olemas, aga jutt käis sellest, et me tahame näha, kas on see potentsiaal. Jaa, aga see tähendab ju uskumist, et tal võib olla potentsiaal, muidu ei oleks teda ju jäetud. Kui oleks jalgpalliliidul on väga selge nägemus, et potentsiaali Häberlis ei ole, olekski maha võetud. Mina lugesin sellest lausest välja, et neil ei ole nagu kumbagi, et neil on lihtsalt huvi eksperimenteerida, et kas veab välja või vea. Eks selline elus eksperiment. Tähtis mäng ongi kõige parem eksperimendi hetk. Nagu teadlased teevad loomadega mingisugust elus eksperimente näiteks. Ja siis vaatavad kuskilt klaasi tagant näiteks, et mis siis nagu täpselt juhtub. Et annan seda ainet, juhtub nii, annan seda, annab naa. Ja tegelikult väga minu meelest kõige selgemalt üldse kogu selle mängupildi ja kogu selle mängu ja kogu selle Eesti praeguse koondise seletas lahti Oliver Jürgens oma loos, kui ta ütles, et kes kurat tahab vaadata niisugust jalgpalli. Seda oli pahandus ka. Seda oli pahandus ka. Ei mingit pahandust, et kui ta oli tsitaadi välja öelnud, siis ta sai ühtegi vigastada. Ta siis väsinud oli. Jaa, väsinud oli. Väsis ära pikk tsitaat. Vaata, see oligi see lõuad liikusid ja väsimust peale. Lendad ikka mõnikord õhtu istud nagu midagi räägid seal juttu kellega, siis tukk tuleb peale. Ma tegin nädalavahetusel, Jaan teab, sellist ägevat rooga nagu veisepõsk. Ja siis lugesin taustaks ka, kuidas see saab ju veisel ikkagi kõige suurema nagu koormuse, see mäletsemist on nii palju, aga siis selleks, et see nagu pehmeks ilusti saaks, siis 5 tundi ahjust teeb selle töö ilusti ära. Ja ongi, et siis ongi hea tukkuda. Aga seal ta oli ja siis see Jürgens tema vist kirjeldas ka seda ühte olukorda, et ta oli ainsana ees seal ja kõik see. Ja see oli ausalt öeldes piinlik vaadata, kui ta lõpuks sai nüüd siis palli seal kuskil
sai ikka palli. Ei, ta sai väga kenasti palli, eks, ja hoidis seda ka ja siis tulid talle 4 meest peale. Ja vaadake see moment veel läbi. Lähim Eesti mängija oli Jürgensist 20 meetri kaugel. Ei vaata, see oligi see Jürgens oligi valesti aru saanud, üle keskjoone tohtubki minna, aga ta läks ja ta läks ja loomulikult, aga teised olid aru, teadsid, et ei tohi tulla. Ja siis ta oligi üksi selle peale. Ja vaadake muide. Rikkus mänguplaani. Ja kusjuures kõige piinlikum oli see, et kui te vaatate need mängijad, kes olid kõige lähemale, kes oleks pidanud siis nii-öelda rünnakule minema, vaadake, kas nad tegid ka ühe jooksusammu, mis on jooksusamm, või nad jalutasid ja löntsisid. Neil oli täiesti savi, mida see Jürgens 4 venna vahel teeb. Mina ei viitsi hakata sinna Poola väravat ründama ja kõik muu säärane. No vaadake, mis seal oli. Ausalt, kogu see mäng oli ääretult piinlik. No, teisest küljest jälle. Te ka siin praegu kritiseerite kõige rohkem seda, et rünnaku tegevust ei olnud. Samas enne saadet ja viimased, ma ei tea, mis X aastat on põhipostulaat, me peame lähtuma kaitsest, me peame kaitse lukku panema, istume kas või kaitses, et siis viimase 10 minutiga midagi ära koksata. Ja tegelikult see plaan, ilmselgelt ju selle plaaniga ka mindi. Aga väravad ikka tulid ju. No väravad ikka tulid ja eks tulid olid ka kahjuks ikkagi nagu ette arvatavad, et nad tulevad. Me oleme näinud seda ju... Ei, minul ei mingid illusioone. Me oleme näinud, et need eksimused kahjuks tulevad. No, tähendab, ütleme... Ja see ongi taseme vahe. See ongi taseme vahe, et meil tuleb rohkem eksimusi kui vastast. Ja sa rääkisid, sul üks seltsimees seal, eks ole, oli optimistikaga. Minu see meediapilt, mis loodi nagu õudne asiotaaž ja mingid asjad, et see ei ka vees adekvaatne, et loomulikult suurt mängu tuleb üles kloppida, aga minu sellisest ohtudest oli nagu kirjeldamatult vähem juttu kui mingist optimistlikust umbluust nagu teadna. Et see pilt loodi juba eos ju vale tegelikult. Ja mitte midagi teha ei ole, kui meie tasemel kaitsjad, kui nad saavad nii meeletult palju survet, kogu aeg tullakse, siis kindlasti tulevadki eksinud sisse paratamatult. Täpselt nii, nagu isegi Poolal tuli eksimus sisse, aga no seal oli viga see, et väravaht oli ära külmunud sinna väravast, lasi selle ühe ära. Viga oli varem ikka, et seal väravahil suurt midagi teha ei ole. Ei, eks need kaitsed olid ka. Ei, no tal löödi kaitsetel polnud ka midagi teha. No just jalge vahelt löödi sisse. Aga see suurem häbi muidugi. Aga see selleks. Aga ise mängisid hoovi jalkatsi ka ikka jalge vahelt panid ära, siis see oli kõige kõve. Aga see... Mul üks sõber kunagi mängis Sineliga väravas ja siis jalgevahelt saad, kes ta lasi alla ja pall ja põmm Sineli sabasse kinni. Tal vend tuli nõudel meest, sest ta see Sineliga süügise poole mängis väravas ja vilu olla, või Sineli selge. Vaat nii. Aga no vaatame, tegelikult need väravad tulid ka ju üsna piinlikest olukordadest, võtame või selle esimese, kui see Kallaste tegi arusaamatut asja, pall oli selja taga ja vend pani küttis täie hooga sinna otsajoone poole, ma ei tea, mis ta sinna läks. Eksis, väga hästi, Markus Jürgenson siin selles Pikkette podcastis väga hästi kirjeldas detailselt ära selle konkreetse eksimuse anatoomia, alustades kohavalikust mingil hetkel. Et ja kogu see meie koondise ajalugu viimastel aastatel ongi näidanud, et meil tuleb selliseid eksimusi, ükskõik, kas see on siis kuskil karistusalas jääb mingi mees vabaks tsenderduse peale minnes, midagi jääb seal jagamata ja need on tulnud stabiilselt ja oleks tegelikult olnud väga ebaloogiline, kui siis selles mängus ei oleks tulnud neid sellisel tasemel vastase vastu. Ei, just täpselt. Ei, absoluutselt. Et see, mille suhtes nüüd... ma üritan kaitsta siin hästi palju, aga see, mille suhtes inimesed, kes päriselt jalgpalli jagavad, eriti kriitilised on ja ma arvan, et fännid ka, on see, et nad ei näe ka mingisugust nagu, ma ei tea, mingitki variatsiooni või mingit arengut selles või mingisuguseid väikeseidki taktikalisi mingisuguseid nagu liigutusi seal või siis kokkuvõttes seda kõike kokkuvõttes ikkagi on see Joel Indermitte lause, mis ta ütles seal mänguarvatud stuudios, et me ei ole tegelikult ju nagu nii kehvad, et seda koondist ei ole suudetud panna mängima nii, et 10 meest väljakul 11 väravas, et see summa oleks nagu natukenegi suurem kui nende meeste üksik tase ja võt seda ei paista nüüd kuskilt ja seda pigem tundub aina nagu vähem isegi. Ja sellest ju kirjutas meil noor reporter Reigo ju kirjutas ka väga hea ja korraliku kena kommentaari, kus ta tõi kas 8 või 10 põhjust, miks Äberli peaks kinga saama, kõik selgitas ka ära, kuidas need mehed mängisid seal, kus nad tegelikult ei oleks tohtinud mängida ja kõik see nii-öelda taktika oli
mitte sobiv Eesti meeskonnale ja nende mängijate jaoks, kes siin olid. No pluss ka need sama selle mängu valikud, et ma ei olegi tänaseni, ma ei tea, kas te olete näinud, võib-olla ma ei ole lugenud piisavalt hoolikalt, et miks see Anier pingil näiteks oli, mitte et vahet oleks olnud, kes selles mängus ründaja Eestil seal ees oli või miks Sinjavski näiteks pingil oli, kes tunduks justkui nagu ka eriti selles mänguskeemis, mis seal on, et peaks nagu väljakul olema sellises mängus. Skeem oligi ju, et ei rünnata, mis sellest Anierist paned sinna. Jürgens siis eiras. Okei, Jürgens ei saanud aru mänguplaanist. Et mõte oligi, kõik 10 meest... No seda me pakkusime välja vaata seda, et seal seisavasse värava, põhimõtteliselt sama plaan oligi, et sest Äberli kuulas meid ja see ei töötanud see. Et Kallaste suurim viga oli see, et ta kuskil läks liiga küljejoone lähedale. Trahvikastis oleks pidanud küsima. Ja, aga tegelikult me võime siin aasida ja kõike, aga täna mängitakse nüüd õhtul Soomega. Ausalt öeldes ega suurt vahet ei ole, sest ma lugesin seda Soome ajakirjandust ka ja nüüd ega soomlased ei ole eriti motiveeritud, aga mäng tuleb maa pidada. Soome treener ütles küll, et suur motivatsioon on. Ei, okei. Lugesin mingit pealkirja, aga ma saan Soome treeneril on ka luige laul nagu. Ei, põhimõtteliselt on, kuigi tema on ju legend, tema viis ju finaalturniiril Soome, seal võideti ka üks mäng, ja minu meelest see suhtumine, see näitabki meie ja Soome ajakirjanike erinevust, et Andres Vaher tõi selle kommentaaris välja, et soomlased panid konkreetselt pealkirja, kõik Äberli, või mitte Äberli, vaid see, mis neil oli see, öelge nüüd, Soome Kanerva aeg on läbi, Kanerva peab lahkuma. Nagu meil on täpselt sama. Näita mulle üks pealkiri, kus on pealkirjas Gunnar Leheste, kohe otsin üles. Just, et ta võib olla Gunnar Leheste Auf Wiedersehen ja mis seal olid? Jaa, see oli ka ainukene Ei no, mis asja ma siin ühte podcasti tsiteerisin juba ei, see on podcast küll, aga meie ajakirjad selles mõttes, ega meediaruumi moodustavad nad kõik siiski see, mida Kalev Kruus või Toomas Vara või Tarmo Kink räägivad podcastis või meie või siis Gunnar Leheste või Andres Vaher kirjalikult avaldavad. Jaa, aga seal olid konkreetsed ja selged nõuded, aga põhimõtteliselt nagu ma saan aru, mitte midagi ei muutu, et laseme aga vaikselt edasi ja see on huvitav jah, et ei saagi nagu aru miks, et eriti veel olukorras, kus selgelt fännid on jätnud, mis on ma arvan nagu kõige olulisem, üks asi, mis me siin räägime kuskil või teises podcastis või artiklites avaldatakse, aga lõpuks on ju see fännide tugi või toe puudumine, ma arvan, on üks kõige olulisemaid asju üldse, mida natukene ka nagu nuusutada ja jälgida ikkagi, et kui sul ühel hetkel Peep Keilas oleks saal tühi näiteks, et vahet ei ole, kas sa võidad parasjagu või kaotad, kui sul ühel hetkel saal oleks tühi, ma arvan, et sellest tuleks ikkagi nagu mingid järeldused teha, et kuskil peab nagu põhjus olema ja see kontrast, kuidas samal õhtul oli Kaunases siis Euroliiga mängu, kus Baskonia mängis Žalgirisega vaatamas, ma ei tea, erinevatel andmetel 2000 kuni 3000 eestlast ja siis samal ajal oli 300 inimest Varssavis, siis see kontrast räägib ka mingit lugu ikkagi, pluss need lood sealt fännide hulgast, mis kirjeldasid seda, et ega seal nendel, kes kohale läksid, võtsid ka juba sarnase lõõpimisega natuke seda olukorda, kui me siin saates endale lubame. Ja järgmine asi, et tõesti sellel ei ole suurt vahet, mida meie siin kolmekesi räägime, aga kui me võtame kõik need spetsialistid, kes tõesti seda jalgpalli jagavad, nagu stuudios oli Intermite ja Tarmo Kink, ja Kink ütles ka väga reljeefselt välja, et adjöö, et tuleb lahti lasta see mees ja teistes podcastides kõik asjatundjad kõik... aga siin on ilmselt mingi selge põhjus on, miks seda sammu ei taheta teha, ilmselt kas küsimus on mingi rahaline põhjus, mis läheb kuidagi väga kalliks maksma näiteks. Alati on võimalik mingid kokkuleppeid ja kompromisse saavutada ikkagi, et ma saan aru, et 2 aasta vahel oli see võimalus ikkagi ju olemas, siis seda ei tehtud ja see Tarmo Lehiste põhjendus, mis ta siin raadiointervjuus andis, ei olnud nagu üldse veene põhjus, kui ta rääkis kuidagi, et lihtne on lahti lasta küll, aga kedagi on asemele ka vaja panna. Meil on kohe see mees, kes asemele panna, istub seal ju kõrval praegu koondises. Jaa, aga ma siin olen ka natuke rääkinud inimestega, kui arvatakse, võib-olla ta ei tahagi praegu seda kohta võtta. Ma arvan, et siin Eestis on veel neid mehi, kes oleks võib-olla valmis selle võtma. Et just Vjatšeslav Sahovaiko ütles ka väga hästi siin eile, et me praegu
pakume siis nagu kooliraha saamise võimalust sellisele üsna sellisele väheste kogemustega välistreenerile selle asemel, et pakkuda seda siis pigem sellel mitte võib-olla Eesti jalgpalli kõige paremal ajastul mängijate mõttes mingile oma treenerile näiteks, millest oleks võib-olla meile rohkem kasu. Ja, aga kas nüüd siis on, nagu see rahaliselt ka, et kui palju siis see maksab Eesti koondise edu ja fännide poolehoid ja kõik muud niisugused asjad, et kas seda saab üldse rahasse kuidagi viisi panna või? Et kui fännid nõuavad, spetsialistid, kõik nõuavad... Rahasse sa pean kõiki panna, sest küsimus ongi head sees, kas raha on või raha ei ole. Ne? Ei no kuule. Et no see see suurem põhjus on ikkagi see, ma ei tea, tahtmatus tunnistada, et ikkagi läks valesti. Seda ei ole ju praegu raske tunnistada. Et kui sa võtad, Peep, sa oled inimesi värvanud elus päris palju, olgu siis sporditoimetuse juhatajana või nüüd korvpallimeeskonna juhi ja treenerina, mina samamoodi. Et ma ütlen küll ausalt, et tagantjärele vaadates ei tunne ma kuskil otsas nagu kahetsusi mingite kohtade osas, kus ma olen nagu vea teinud näiteks, et olen teinud vale valiku. Igal juhul tuleb valesid valikuid ette. Tuleb neid igal juhul ette. Pigem on olnud tagantjärele rohkem on kripeldama jäänud kohad, kus sa oled teinud vale valiku ja siis kuidagi ei ole suutnud seda olukorda piisavalt otsustavalt ära lahendada. Et see on nagu olulisem oskus siiski ja väärib tunnustust palju rohkem kui see, et nagu jah, läkski valik valesti. Aga praegult ei ole ju väga raske seda tunnistada, et läks valesti. Ütleme, kui see meelsus on ju nii negatiivne praegu, kui sa nüüd ütledki, et okei, jah, et nüüd on nii, vahetame ära, pigem see annab ju ebapopulaarsetele jalgpallijuhtidele, kes praegu on ebapopulaarsuse all kannatavad, nagu sükest võib-olla väikest hetkelist kas või krediiti jälle juurde, et kurat, nad tegid mingisuguse sammu ära, et las nad siis nüüd toimetavad ja las teevad valikuid ja lasevad uuel mehel töötada. Minu arust vastupidi, ütleme, maineliselt ka, see on nagu praegu ideaalne koht on nagu see asi ära teha. Et ma sellest küll nagu aru ei saa, et ei saa seda tunnistada siis idees. See ei ole nagu mõistlik nagu minu arust. No, aga vaatame tänase mängu ära, kui me mängime näiteks Soomega, kes on FIFA edabes meist oluliselt kõrgemal, mängime näiteks Viiki, on kõik tore, vaat kui hea peatreener, saime Viigi kätte. No ja see tänane mäng ju oma olemuslikult ei maksa ju mitte midagi. See on niisugune emotsionaalne küsimus. Nii, aga vahetame teemat ja tumedates toonides ikkagi kulgeme edasi. Lõplikult sai nädalavahetusel klaariks, et meie eelmise olümpiasangarid ehk et Eesti EP naiskond eeloleval Pariisi olümpial naiskonnana peale ei pääse. 4 Differt siis ainus Eesti naisvehkleja saab olümpiamängudel olema ja küsimus ikkagi on ilmselgelt see, et kuidas see 3 aastat nüüd siis niimoodi läks? No läks. Olgu 3 aastat või olgu see viimane aasta või kuidas iganes, mis aja ühikud me siin vaatame. Tegelikult ma lugesin Jaan sinu seda nii-öelda kommentaari ka ja sa seal nagu tõid küll välja, nagu, et algus võib-olla ei olnudki nii hull, aga minu arust just vastupidi, et need olümpiajärgsed esimesed võistlused näitasid ära, et seda õiget särtsu, mis EM-il saadi seal, mis need olid seal 6. Et see juba näitas ära, et ikkagi seda nälga, just ma ütlen eelkõige seda nälga teha tulemust ja minna sama hasardiga peale, et seda ei ole, seda näitasid ära ka see ju, kui kaua ütleme võttis aega see nii-öelda mootori üles soojendamine, need samad sportlased hakkaksid jälle normaalselt trenni tegema ja ütleme see võistlusrütmi minema, et tegelikult need ohumärgid olid juba sellest hetkest saadik õhus, ja siin on palju kritiseeritud võib-olla Kaido Kaabermat ka, aga ma ise mõtlesin ka selle peale, et okei, et kui oleks nüüd keegi teine olnud seal peatreener, et kas need naised oleksid siis olnud kuidagi suurema hasardiga tegemas, et lihtsalt paratamatult mõnikord on nii, et sa saad suurvõidu kätte, ütleme, sa oled oma elutöö või eluunistuse nagu täitnud ja sul on raske minna nagu uuele ringile sama energiaga ja ma arvan, see Kaaberma oleks võid seal kõrvade peal ka seista, aga ega sellest ei oleks eriti palju midagi muutunud ja sa ei saa väga palju seda koondist ka muuta, et ega sa selle teise ešeloniga poleks paremat tulemust. Seal tasub ju märkida kõrvale või Peebu toetuseks, et kui sa võtad Eesti naiste esinemised individuaalvõistlustel,
ja naiskonnavõistlustel, siis seal ei ole mingit omavahelist ebakõla, et mõlemad peegeldavad ühtemoodi, et me ei ole nii kõvad, kui me olime. Ja, aga tegelikult neid ebakõlasid, nii-öelda ebakõlasid oli minevikus, oli küll ja veel. Et kui me individuaalturniiril suurt muffiga ära ei teinud, siis naised olid optimistlikud, ütlesid, et meil on võistkonnavõistlus ees, meil on võimalus ja kuivõrd palju nad tegelikult siis seal neid naiskonna medaleid. No siingi suudeti veel nagu suht tühja koha pealt veel üks MK etapivõitu välja võidelda, mis ei olnud mõnes mõttes nagu loogiline. See ei ole viimaste aastate, ütleme, tulemuste rivis ei ole päris loogiline, Jaa, aga tegelikult ma räägin, et ma kirjeldasin seal, võtsin ka selle asja lahti, tegelikult ma arvan, et suuresti oli see probleem ka psühholoogiline, eks, kui meil 7 turniirist 5 ei suuda ennast vehelda 16 või 8 sekka, kuigi vastased olid tugevad, aga mitte nii tugevad, et me ei võiks neid võita. Ja kogu aeg me väristame selle asja ära ühesuguse stsenaariumiga, jäädes kohe kaotusseisu ja kõik, ja enamasti lõpus enam ei ole seda inimest, kes suudaks välja vingerdada, et see on psühholoogiline. Siis me saame selle paganama pähe ja siis meil tulevad vastu Saksamaad, Poolad, USA'd, seal oli vist Itaalia või tähendab tõesti väga tugevad naiskonnad, kellel on ka vaja seda 9. kohta. Et seal edetabelis tüüdi. Ja siis me tuuseldame kõiki. Me ju oleme seal nii-öelda miinusringis saanud ainult 1 kaotuse. MM-il 9, 3 MK-turniiril 9 ja 1 MK-turniiril 10. Siis me oleme jube kõvadeks. Ja tegelikult oli, miks me võitsime seal Vancouveris? Me jäime ju jällegi -6, 2 matši oli vaja teha, -6 jäime taha, siis oli Kristiina Kuusk vedas välja, tegi +4 ja Beljajev oli vist ankunaine ja tõi selle võidu ära. Nüüd täpselt samamoodi, mida kurat te teete seal, kui tuleb vanameister Emrich ja teeb eelviimases matšis +6 ja kõik teie olete miinust. See oli sinu selle analüüsi üks nõrgem koht muidugi, see +- Emrich tegi ainult 1 matši. Okei, ta tegi see 1 matši hästi, aga see võrdlus baas ei ole sama, aga see selleks, see on üks turniir, see nagu kokkuvõttes see viimane turniir ei maksnud enam midagi. See koht oli maha mängitud ikkagi varem juba. Ei, seda küll, aga see oli vähemalt viimane võimalus. Aga Peep, vaata, sa lähed sisuliselt olümpiatsükli kõige otsustavamat matši vehklema. Kas sul on võimalus püüda olümpia kohta või ei ole? Ja siis kõik need ülejäänud 3 naist, nad ei võitle ja siis tuleb pagan Emrich ja tema veel eelviimasena üritab päästa kõike, mis päästa annab. No seal ongi, ma ütlesin veel, et seal ongi psühholoogist ongi võib-olla nagu mitte lihtsam, aga ütleme sealt see, et sul on see üks matš, sa lähed ja teed seda fokusseerituna, see on nagu loogiline, see ei ole üldse nagu see teema. Suurpilt on ikkagi see, suurpilt on tegelikult see. On see, et meie naised ei ole sellel tasemel, mis nad on olnud. Ja kõige rohkem, siin võib Kammermaal ette heita kõigepealt punkt 1, et ta ei suutnud seda naiskonna, nagu ma ütlesin, sisekliimat või seda nagu luua sellisest nagu peab, et võib-olla ta suhtus sellesse natuke kergekäeliselt selle tähtsusesse, aga no kõige suurema kivi ma viskaks ikkagi alaliidu kapsaaeda just sellepärast, et alaliit minu arust ikkagi ei teinud piisavalt selleks, et meil need tugevamad saada kokku, saada 1 mütsi alla uuesti ja tegelikult see Kamma-Jaa, Lehisel vahepeal vigastatud, aga muidu see Kamma-Jaa on kestnud kõik need 3 aastat ju, et seal on vahepeal president, kes 2 korda vahetanud vist selle 3 aasta jooksul, et ei suutnud alaliit teha ikkagi seda, et see on puhas nende tegemata töö, võtta need naised kokku ja teha selgiks, et kulge, et nüüd on vaja kokku saada, mis on vaja sulle selleks, et oleks üks tiim, mis on sul vaja, need asjad nagu ära lahendada ja neid asju, ma olen absoluutselt kindel, alati on võimalik lahendada, aga isegi kui seda üritati teha, siis üritati kehvasti teha ja võt see, ütleme, alaliit peab siin kõige rohkem nagu endasse vaatama. No ei tea, no kui sa pead silmas konkreetselt Lehise kaasust, siis selle oleks saanud ära hoida väga lihtsalt Kaido Kaaberma ise, kui ta oleks natukene võib-olla mõelnud, mis laused ta ütleb välja ja mis laused mitte.
jaa, aga seal ütleme, ega seal ei ole ainult see üks moment, ütleme see õhkkond oli ikkagi, seal need erinevad leere on ju kogu aeg olnud, siin ei ole ainult Kaabermaa ja teised või ütleme see Lehis ja teised, vaid siin on erinevaid neid nüansse veel olnud. Ja Tarmo, seal on tegelikult nagu Kaabermaa ka ise väidab, mis ta tegelikult on, aga ta väidab, et tal ei ole Lehise vastu midagi. Jutt käib ikkagi sellest konfliktist Nikolai Novosjoni. Jaa, aga tal ei saa olla, vaata. See ei tule üllatusena talle, et kui ta sihukese lause ütleb, siis see tähendab ka konflikti Lehis. Seda küll, aga seda enam peab sellises olukorras tuleb need sõjakirved nii-öelda maha matta. Ma võin sind, Jaan, vihata, eks ole, aga kui me peame praegult minema, meil on tarvis teha tsükkel, et pääseda koos olümpiale, no võt siis need asjad tuleb alla neelata ja tuleb töötada ja selleks ongi Tarmo näiteks alaliit, tema toob meid nüüd siia, eks ole, ja tekitab selle olukorra, et me ikkagi saame suga edasi minna. See on nagu asja mõte, aga seda alaliit ei suutnud teha. Ja meil on ju näide ammusest ajast, ma ei mäleta, kes see oli, tähendab, oli meil naiskonnas oli 2 täielikku leeri, üks olid siis need vanemad vehklejad ja teised olid noored, ehk siis toona verinoor Emrich ja Olga Aleksejeva minu meelest, kusjuures väidetavalt jällegi, eks, et nad omavahel ei suhelnud, nad ei öelnud isegi teineteisele tere, kui vehklemissaalil olid, aga nad võitlesid ja tõid medaleid ja kõik ja nad suutsid tiimina koos töötada. Aga nüüd paraku ei suudeta. Aga huvitav küsimus on ikkagi, et mis nüüd edasi saab, et toetustelt, sellistelt toetustelt nagu naised on olnud siin ikkagi nüüd viimased aastad, kukuvad nad ilmselgelt maha. Ehk siis see tähendab juba finantsiliselt olulisi küsimärke, mismoodi see spordi tegemine edasi peaks välja nägema. Pluss siis veel see teadmine, et nii mõnelgi on ikkagi individuaalses karjääris väga kehvad aastad ja selles ei ole süüdi ei alaliit ega Kaido Kaabermaa ilmselt, vaid nad saavad ainult iseenda otsustele, valikutele ja tehtule otsa vaadata. Ja see on see küsimus, et kui tõsiselt üks või teine sportlane tahab veel üldse jätkata. No siit hakkab kõigepealt pihta, et 2 kuu pärast või põhimõtteliselt juunis on ees on EM ja seal võivad jällegi, kui nad medali võidavad ja mis ei oleks mingi ime. Ütleme niimoodi, et võib-olla seal need, kes tugevad vastased, kes lähevad olümpiale, ei keskendu EM-ile niivõrd, seal on olnud, kui nad jätavad üldse selle vahele, ässad ja kõik, et sealt on võimalik medalile vingrada. Kui medalit ei tule, siis on nii, et ilmselt C-kategooria toetus, aga seal ju tekib alaliidul ka rahaline probleem kõige muuga ja näiteks selle peatreeneriga. Et kas suudetakse palgata endal peatreenerit. Kes, järgmine küsimus on, kes võiks olla peatreener. 3. küsimus on see, et väljamaalt tuua peatreener. Aga kui neil ei ole isegi oma peatreeneri jaoks raha, et veel vähem välismaa peatreener. See välismaa ei ole võib-olla päris see, mis välismaa tead. Oota, meil on, ma räägin, et meil on siin Eesti siseselt vehklemises sedavõrd palju konflikte, eks ju, et ma ei ole kindel, et me leiame treeneri, kes suudaks kõigiga niimoodi rõõmsalt ja korralikult läbi saada. No sa ei pea rõõmsalt läbi saama, sa pead asjalikult läbi saama. Näiteks mina leian, et üks kõige väärikam ja kõige parem peatreeneri kandidaat on minu meelest Irina Emrich. Ma tahtsin just Emrichini mõtelda. Ja olgu ta siis, kui ta tahab oma karjääri jätkata, olgu ta siis vehkle peatreener. Ei miks ta seda enam vaja on? Ei kuule, kui ta tahab ja kui ta on hea. Ei kui ta tahab, muidugi jah, aga põhimõtteliselt mina arvan ka, et väga hea valik oleks ja ütleme, ma usun, et temas on ikkagi mingisugune võime seda kuidagi see koondist taas kokku ka tuua. Nad on täielikus konfliktis ju Novosjolovi. Ma saan aru, aga las olla, mis siis? Mis siis? Novosjolovi varem ka konfliktis, aga see ei seganud ju naistel seal koos vehklemast. Ja ei, muidugi, see oleks, aga teine... Ma ütlen veel kord, et selliste asjade nimel sa ei pea eraelus, sa ei pea mitte kunagi rääkima, aga ühtegi üleliikset asja räägidki, mis sa räägid, puudutab seda sporti ja nii ongi ju, mis on siis?
no teoreetiliselt kõlab kõik väga ilusti, aga praktikas sa näed, et inimesed ei saa sellega hakkama. Ja teine asi on see, et ma mikskipärast leian, et no, ka Kaaberma võiks tegelikult jätkata, kui suudetakse see naiskond uuesti kokku klapitada. Sellepärast, et tegelikult... Ei, tal peab olla selge plaan, kuidas jätkata. Siis muidugi võiks jätkata, aga ta peab tulema välja plaaniga, kuidas tuua naiskond kokku ühe mütsi alla, et ei oleks mingit sellist asja, et siin keegi ei vehkle naiskonnas ja üks ei taha seda ja teine ei taha toda ja et ta peab olema ka siis selge plaan ja ta peab sellest aru saama, et see on nagu oluline, et oleks see naiskonna õhkkond oleks nagu okei ja kõik paremad oleks seal koos ühise eesmärgi nimel. Ja teine asi peab siin olema ka juures vehklemisliit. Ma rääkisin siin vehklemisrahvaga ja üks jutt oligi käid sellest nii-öelda välistreenerist. Aga ta ütles, et kui me palkame tõesti mingi korraliku välistreeneri, meil on laagrid, kus treener vehklejatega töötab, päev taktikaid paika, kõik niimoodi, eelkõige vaatab seda, kui heas vormis need vehklejad on, eks keda, millal kasutada, kõik nii. Ja kui järsku üks vehkleja või kaks vehklejat nagu on juhtunud või 3 vehklejat teinekord, ütlevad, et nad ei tule laagrisse, et see on välistatud. See peab olema välistatud muidugi. See peab olema välistatud. See tähendab seda, et kõik, sest siin laagrites, Emrich pole kõikides laagrites käinud teatud põhjustel, no okei, ta on niivõrd vanad, on vigastatud. Lehis ei käi kindlasti laagrites, eks. No, aga ma räägin, seda ma ju räägingi, et tuleb saada nad kõik kokku ja teha see selgiks, et kui me tahame teha mingit tulemust, siis on vaja ühtselt tegutseda. See on nagu asja point. Ja mina ei näeks siin midagi hullu, kui vehklemisliit kehtestaks kindla ja konkreetse reegli. Laagrites peavad käima kõik vehklejad, kes tahavad koonde kuuluda. Siis tekib jälle sama asi, eks ole. Sest reeglist üksi piis tekib sama asi, et teised ütlesid, et ma ei tule koondist, ma vehklen ise siin oma iseenda eest, see ei ole nagu lahendus. Lahendus on see, et jõuda kokkuleppele, et need asjad nagu sobiks kõigile. Et mis põhjus on see, et üks ei taha ühes teine teises kohas laagris käia. Et need asjad tuleb selgeks rääkida oma vahel. Jah, aga ma räägin, et siin on probleem on kõvasti. Nii, aga läheme edasi ja Paul Aron siis saavutas vormel 2 etapil Austraalias juba hooaja 3. poodiumi koha ja tõusis üldarvestuses teiseks. Et päris uhket on see hooaegades alanutele. Absoluutselt. Siiamaani on ja kusjuures ma vaatasin, vaatad seda, kõigepealt oli vaba treening, eks Austraalias. Vaatas, ei sealt ei tule midagi, vend oli vist 18 või kiirust ei olnud. Ja siis Voila oli ajasõit, tegi oma karjääri parima ajasõidu. Oli 6, on ju, eks. Ja pagan, et see esimene sõit, ta oli ju, seal oli 3. kohal ju, kui ta nii-öelda välja puksiti ja sõideti, et ta pidi boksi peatusse minema, eks. Ja siis oli siis nii-öelda põhisõit, kus ta tõesti startiski 6. kohalt ja jällegi ta vedas ennast sinna nii-öelda poodiumile välja. Kuigi ta stardis veel langes, eks? No, võt see on tema üks suuremaid probleeme. Ta stardis ja pärast turvaautot, et seal peab tõsiselt midagi ette võtma, et ta seal kohta ei kaotaks. Ja kui sa vaatad, eks, et ta tuleb tõesti vabatreningu 18. kohalt kvalifikatsiooni 6. ja sealt suudab tõusta poodiumile, et tal on nagu seda nii-öelda sõidumehe instinkti ja ta oskab selle poodiumi kohaga välja imeda siis, kui võib-olla asjad kõige paremini ei ole läinud varasemalt. Ja ta ise ütles siin, ma ei pannud tähele, et kus see intervjuu oli täpsemalt, aga ta ise ütles minu arust väga tabavalt ja kui ma panin selle viimase sõidu, kus ta poodiumile kerkis, mäletan veel järelvaatamises seal kuidagi nagu taustaks käima endal ja mingil hetkel vaatasin rohkem ja minu arust need sõnad, mis ta seal ütles ja see visuaalne pilt seal läksid omavahel väga hästi kokku, et selline noorele mehele mitte väga omane sükene rahu ja stabiilsus paistab tema sõidust kuidagi muidu välja, et ta nagu ei tõmble, et Jüri Vipsi ajastust seal samas mäletame, et seal selles sarjas, kui on noored mehed, seal on selleks tõmblemist päris palju ikkagi. Et seal eksitakse ikkagi minu arust rohkem kui tipptasemel ja päris
palju määrab sinna üldkokkuvõttes kõrgele jõudmine see ära, et kui stabiilne sa suudad ikkagi nagu olla seal, et neid viperusi võimalikult vähe oleks. Ja ta on siin hooaja alguses vähemalt näidanud, et tõesti see stabiilsus, mida ta ise ka esile tõstab, see on nagu tulemustes paistabki välja. No. Et iga nädalavahetusel ikkagi on see poodiumi koht olemas. Jah, no ütleme niimoodi, et hõisata ei tasu, sellepärast, et nagu sa näed ise, et kõik igast pagana asju võib siin juhtuda, aga see oleks ülikõva sõna, kui ta tõesti siit edasi samast taktis läheks, aga just see Vormel 2 ja kõik, et üks, nagu ta ise mulle ju pärast esimest etappi ütles ka, et palju sõltub sellest radadest, eks see üks sobib ühele autole, teine teisele autole, siis jällegi sprindis, kuidas ta välja puksiti sealt, need sama Kimi Antonielli ja kes seal omavahel hakkasid lolli peaga võitlema ja siis tehakse igast jamad. Et jah, vaatame. No igatahes põnev. Et kuidagi nagu ootamatult natuke võib-olla on lihtsalt täiesti ju tipptasemesse mees nagu kerkinud. Jah, ja kui suures esimene aasta ju, Vormel 2. Nii, autoralli MM-sari. Oota, meil on siin miksi pärast 2 punkti numbritega 3. Kui lihtne on segadust ajada. Ei, aga ma hakkasingi vaatama, et mis mõttes 3 loeb mina pean 4, aga kas ma jätame autoralli vahele? Ei jäta, ma tahan kuulda teilt ikkagi teiesugustelt rallikurudelt. Nii või, et kas te olete rallikurud või endiselt nii-öelda rallikurud? Ehk siis kas Ott Tänak hakkab Keenias nüüd ikkagi kaotatud punkte tasa tegema? Et see iga kord see üks ja sama teema meie saates iga MM-ralli eel on muutunud juba täiesti igavalt juraks. See on ainult sellepärast, et sa ei oska midagi asjatundlikku öelda. Aga mida sa siin iga kord siis ütled? Kuulge. Kes oskab? Vaata kõigepealt, mis seal Keenias praegu toimub. Mis teede peal nad praegu seda rekket teevad. Aga mis aimu saab üldse kellelgi olla, kuidas näiteks, ma ei tea, Hyundai siukest teeba sõdab või kuidas praegu Toyota siukest teeba, see on õrna aimu ja mitte kellegi. See kõik, mis siin nii-öelda spetsialist räägid, on part pläma tegelikult. Ja tegelikult, ma ei tea, kas sa oled seda videot näinud, kui see Sami Pajari, kes läks legendi kirjutama, ta seal ei võistle, aga tuleviku jaoks legendi ja nüüd tõmmati see nii-öelda kevade peale, see Keenia ralli. Ja no kuulge, andke andeks, kui vend jääb nii-öelda legendi kirjutamise autoga, mis küll ei ole nii võimas kui ju see ralliauto, aga ta jääb sinna mutta kinni täiesti konkreetselt niimoodi, et tuleb köiega ta välja tõmmata. Et siin ju, tähendab, ma hakkasin just mõtlema, huvitav, kus kohas oleks parem startida. Et tundub, et ees, et siis ei ole seda muda nii ei ole nagu nii ära sõtkutud. Just täpselt, jah. Aga tundub ka seda niimoodi, jah. Ja seal võib täiesti konkreetselt olla, et seal tõesti muda veab sul sellest nii-öelda sõidujoonest välja, jäädki sinna kinni ja kogu lugu ja et see on parast loterii. Ei, ma võtsin selle Sami Pajari video lahti vahepeal siin, et see meenutab mulle natuke seda teed, kus ma paar suve tagasi või sügist tagasi Seenele sattusin oma selle tõesti tavalise Škodaga kuskilt otsustasin, ma ei mäleta, kas Waze või Google Maps kumb iganes näitas, et tee läheb ja siis ma otsustasin, et kui näitab, siis läheb. Kui näitab, siis läheb, jah. Ja ühel hetkel olin mingis väga sarnases kohas, nagu see, kus Sami Pajare kinni jäi. Aga mina ei jäänud kinni, nii et küsimus on ikkagi selles... Sõiduoskustes. Küsimus on ikkagi oskustes ja ilmselt siin Škoda teeb, tal on Toyota vist, jah. Toyotale ka ära lihtsalt. Jah, aga nüüd näed seda pilti ja mõtle nüüd, tähendab kõigepealt, esimene kord läbivad seda katset, on ju, kõik autod ja siis veel teine kord läbivad. Et mis sellest teest alles ja või mis seal toimuma hakkab, et see on jällegi täiesti kulli ja kirja viskamine. Seal see, kes võidab, võib täiesti raudselt öelda, et tal oli õnne. Ilma igasuguse kahtluseta. Nii, aga selle saatuse lõpetuseks natukene korvpalli ka. Eesti-Läti korvpalli... No vaatame. Siin on jutupunkte on mitu ikkagi. Eesti-Läti korvpalliliiga põhiturniiri kohad on paigas. Nädala lõpupoole on algamas siis veerandfinaalseeriad. Kellele algavad, kellele mitte. Loomulikult tuleb siin teha asjakohane täpsustus ka.
Peep ja Keila näiteks hakkavad siis, ma ei tea nüüd kuu aega, mida täpsemalt tegema. Ei no kuule, tegelikult tähtis on Eesti tsempionaat. Absoluutselt. See ütleme, mingi 2 riigi kommertsturniir, no see ei puutu asjasse. Ahah, kommertsturniir lausa. Ja rahalise auhinnad. Aha, see on halb, ma saan aru. Ei, kas ma tean, see halb on? Ma tahaks võib-olla nende auhinnade peale mängida küll. Kuluks võib-olla nagu ära ikkagi. No alustame tagant otsast, kui me ikkagi selle Keila juurde läheme, et mida siis see nädal tõi ja mida toovad järgmised? Nädal tõi 1 võidu 1 kaotuse. Nii, seda me teame. Pole paha ju, eks? No ma ei ole kindel, et see lõpp oli nüüd väga unistuste lõpp teil. Unistuste lõpp kindlasti ei olnud, aga Valmiera muidugi kahtlemata on ka hoopis teisest poolt Valmiera, kui ta oli esimeses pooles, et sellise võistkonnaga nad oleks võinud, ma pakun välja ka sinna esi-8 purjetada, et kindlasti nad tegid seal mängijate vahetuses päris hea tükked ja aga mis toob, no mis ta ikka toob, täna 17.30 Tallinna spordihallis läheb kergejõustikuks, mis ta ikka muud tuua on siin, ja teeme vana tead Salumetsa Salumetsa skriptid oled välja võtnud. Pausalist tegime ka, et nüüd teeme veel 1 tsükli peale, mõned korrad käime kergejõustikuhallis, mõned pallitrennid ja siis peame vahepeal kontrollmänge, et kontrollmängude graafik on paigas, rütm, ma arvan, et mängurütm on päris hea ja noh, loodame, et Pärnu vastu saab nagu madistada normaalselt. No skript on ju nagu ette joonistatud jällegi, et Pärnul on siin, ei ole ka kõige lihtsam see lõpp olnud. Ei ole, noh. Värske 1 vigastusega langenu ka seal veel juures. Et igatahes jah, ma arvan, et võib, et ei pea olema väga süke, ütleme, tumedates toonides, et saab 6 aega valmistuda ja teha ja siis vaatab, mis saab. Nii, aga räägime suurest pildist ka sellest kommertsturniirist siis, kus oi kurja küll jagatakse isegi mingeid auhindu rahalisi. Peep, kui ta kunagi peaks võitma mõne rahalise auhinna, siis ta loobub, ma arvan sellest. Miks? Ma ütlesin, et see on väga positiivne. Ei, sa ütlesid kuidagi halvustavalt. Ei, aga see oli sinu kõrvades kõlas see halvustus. Aga suure pildi teema number 1 on kahtlemata see, et BC Kalev Cramol õnnestus Eesti-Läti liiga põhiturniir võita, hoolimata sellest, et noh, justkui oleme terve hooaeg pidanud kogema, et ega ei ole justkui nagu nii särav Kalev Cramo kui võib-olla eelmisel hooajal, kuidas legionäride palkamine on väga keeruline olnud, on neid tulnud ja läinud ja nii edasi ja sellest hoolimata on siis Heiko Rannula juhendatav meeskond läbinud põhiturniiri 1 kaotusega, jah? No minu jaoks väga suur üllatus. Et see üks asi on üllatus ja teine asi on ütleks kuskil Final Fouri formaadis mingis üheses play-offis kellegi üllatamine on nagu üks asi, aga läbi põhiturniiri edestadagi Prometeid ja VEF-i midagi ikka peab ilmselgelt näitama. No jah, mõlemad andsid muidugi ära ka neid lihtsaid, vaid ütleme selliseid mitteloogilisi mänge. Ja, aga varasematel aastatel on Kalev Cramo ise ka andnud. Ja, võtame nüüd Ogre võitis Prometeid, see ei olnud nagu päris võib-olla see, mis oleks pidanud juhtuma või VEF-i kaotus siin talt tekkida ja selliseid asju juhtus, aga Kalev suutis oma stabiilset taset hoida, aga jah, minu jaoks üllatus oli jah see, et nad ikkagi nii kindlalt suutsid see põhiturniiri mängida ja tõesti nad 1 kaotus Prometeilt tuli ja väga kõva töö nende poolt, aga kui vaatame nagu üldpilti, siis vaatamata sellele ma ei julge pidada neid play-offi suursoosikuks, et olles ka omal nahal tundnud nüüd vahet, ütleme, hooaja keskel olnud Prometei ja siis eurosarjast välja langenud Prometei vahel, kus nad on ikka viimased mängud siin kõiki nüpeldanud päris korralikult, siis ma ikkagi peaksin Prometeid soosikuks number 1. No paberil vahe justkui peaks nagu ilmata olema, kui sa need paned kõrvuti, aga seda hinnatavam on, jättes selle Prometei nagu välja, ongi see, et Kalev Cramo ei lubanud endale ühtegi muud libastumist ja siin hooaja lõpufaasis veel
noh, seesama võõrsil mäng VEF-iga näiteks, mis okei, see läks põnevaks ka ühel hetkel, aga tervikuna mängiti see justkui nagu jalgu natukene alla saanud VEF ka ikkagi üle nagu väga veenvalt, et minu arust on see ikkagi Eiko Rannula komplekteerimise ja kuidagi nagu meeskonna ehitamise suunas ikkagi nagu väga suur kompliment, mis tuleb teha. Muud moodi see ei ole võimalik. Ei, väga hästi, ütleme Kalev Cramo on siis, selle hooaja Eesti klubides ainuke särav kiir, nagu ülejäänud on ikkagi suhteliselt sellises hallis massis, ma nagu rohkem ei. Okei, ta viimisi sealt alt ja lihtsalt oma noortega on hästi, oma noortega võib-olla vale sõna, seal on palju ka mujalt oldud noori, aga selle koosseisuga tegid muidugi üle ootuste hooaja, aga kõik ülejäänu on ikkagi sellises, ma pean silmas ka Tartut ja muid satsi on ikkagi suhteliselt hallis tsoonis nagu minu arust, meie kaasa arvatud. Aga siit lähme selle tsooni jutu pealt väikesele kõllile. Nii, kiire vahemängi räägime iluuisutamisest ja Aleksandr Selevko sai, mitte kiire iluuisutamist, mis ma ütlen, vahet ei ole, iluuisutamise MM-il Kanadas sai Selevko 11. koha ja Niina Petrõkina 16. koha, kus juures Petrõkina just, et väga hea lühikava pealt just, jah. Teistpidi on alati olnud vaba kava ju tegelikult see tema trump. Just, aga no siin ongi kahetised tunded, eks üks just on see Selevko, et tahtis esikümnesse jõuda, et see oli eesmärk, siis järgmine aasta oleks olnud MM-il 2 Eesti iluuisutajat meeste üksissõidus. Ei õnnestunud, ütleme niimoodi, et tal ikkagi need hüpped väga, väga välja ei tule, aga teine asi, ta on küll eem ja hõbe ja kõik on tore, eks. Aga kui me vaatame seda maailma tippu, see on absoluutselt tippu. Kui see, mis see oli linna. Aga Euroopa omadel nüüd jättes Euroopa meistri kõrvale polegi seda maailma tippu asja praegu. Just, aga see, et kui tal on soov tõesti võidelda ka kunagi MM-i medalite eest, siis see vahe on ikka paraku nagu öö ja päev, kui võitja teeb 6 4-kordset hüpet ja veel kenasti ja puhtalt ka. Ja Selevkol on üks hüpe on nii-öelda üks hüppe on enam-vähem kindel, kuigi viimati eriti hästi välja tulnud ja kõik nii, et jube tore ja esikümnesse jõuda tubli 8. koht saab olümpiakomitee palgale kõik niimoodi, aga eks ta ise peab teadma, mida ta tahab teha tulevikus ja kas ta tahab jõuda ikkagi sinna tipu äärkese peale. Palgale ta sai juba Euroopa meistrivõistluste medaliga, et seda muret otseselt ei ole, aga jah, et isikliku rekordi kordamine näiteks MM-i tasemel oleks andnud 8. koha, täpselt seal see tase on ja kusjuures, kui sa nüüd sealt edasi veel vaatad seda punktivahet, siis selle 256-57-ga saab seal veel kuskil nii-öelda 7-ndani kuskil poed võib-olla välja, aga siis hakkavad seal nagu paarikümne kaupa punktid eest ära minema, kui seal tulevad siis tulevad 30 midagi võitel. Ja täpselt. Et see on päris karm. Ja, aga Petrõkina puhul muud ei oska öelda. See on ikkagi see vigastuse. See lühikava oli mõnes mõttes absurdselt üle ootust. Ja vaatasin neid kavasid ka ja vaatasin seda vabakava ka ja okei, ta võib öelda, et ta oli nagu füüsiliselt valmis, aga ikkagi ütleme sellise vigastuse pealt, sa hästi julge, sul ei ole seda hüppe enesekindlust, see on nagu paratamatu. Et isegi tubli, et ta läks välja ja tegi 16 kohti ei ole ka mingi MM-il mingi nagu väga paha koht, et arvestades asjaolusid. Aga me läheme ja jääme talispordi juurde. Endine murdmaasuusataja, hilisem laskesuusataja Raido Ränkel tegi tõsise spordiga lõpparve. Eesti meistrivõistlustel siis nädalavahetusel sai väikesed nii-öelda pärjad kaela ja hakkab nüüd uut elu elama. Aga eks võib-olla aeg oli ka seal maal, et isest mõni alati kahju, kui sellised mehed, kes kogu elu on nagu teinud ja kuidagi nagu olnud pildil lõpetavad, aga
elu on selline. Jaa, aga tegelikult see Ränkel oligi just ta on, et niisugune rõõmsameelne vend, kes naudib spordi tegemist, nagu ta ütles, et ta ju ei teeninud mitte ühtegi laskesuusatamises, mitte ühtegi MK-punkti, aga võistles, treenis, kõik nagu ta ütles, trennis märgid kukuvad, võistlustel ei kuku, no paraku nii on, aga ta tegi seda himu ja naudinguga ja ma ise mõtlesin, et pagan, et sa oleksid äkki võinud Murdmaasse veel aastakeseks üle minna, et ma arvan, et ta oleks Eesti Murdmaa, nii mõnegi Murdmaa-koondise rahulikult üle sõitnud. Jah, arvas seda, et see Murdmaa-koondis on meil täitsa õnnetus muutunud, no, et sinna võiks üks puha, kes tagasi tulla ja teha seal mis iganes, aga... No laskesuusa föderatsioon peab talle vist üsna tänulik olema, et nendel aastatel, kus siin meeste poole peal just on mehi nappinud, on ta aidanud seda koondist ikkagi mingil tasemel püsti hoida ja nüüd, nagu ta ise ka ütles ja nagu tulemused ilmselgelt ka näitavad, tegelikult sellist kunagi oli meil sildtreener, et ütleme siis nagu sildlaskesuusatajat ei ole tegelikult koondisel vaja enam, et siin Siimerid ja Kulbinid ja Psivtsevid ja kõik, kes sealt altpoolt on nagu tulemus, et just noormeeste poole peal on see pilt päris helge praegu, et saab nagu põhjendatult nii-öelda tänukirja vastu võtta ja minna uuele elule vastu. Ja ütleme niimoodi, et Ränkeli nii-öelda konkreetselt tänu Ränkelile on tulnud nii mõnigi olümpiakoht, just see, et seal on ju rahvuste karika põhjal on vaja ja ta oli alati seal teatevõistkonnas oli sees ja tõi neid punkte ka, ta oli nagu julgestaja, et ütleme niimoodi, et hädavajalik mees, ma ei tea, kuidas korvpallis, millised vennad no, need on hädavajalik mehed, kes ütleme, võib-olla mõnes mängus platsil ei saagi, aga ma olen alati, ütleme, ka pärast võidumängu nagu rõhutanud, et isegi need, kes mängida ei saanud, nende roll treeningul, et me saaks üldse 5-5 nagu mängida, mingeid asju teha ja ütleme, nad annaks seda teeks vastutegevust seal, ütleme, põhimeestele, et see on juba nii oluline, et see on kõik üks terviksüsteem ja sama asi on see Ränkeliga, et see laskuse koondis on üks terviksüsteem, et ilma temata oleks olnud keerulisem, see on selge. Nii, aga läheme edasi ja jääme veel talispordi juurde ja meie siis parim okimees Robert Rooba elas üle siin päris keerulise hooaja Jyvaskylas. Ta mängis, langes sihukesesse vaimsesse auku, loobus poole hooaja pealt kapteni kohast ja nüüd lõpuks siis hooaja lõppedes otsustas, kuna ka klubil hooaeg ka ei läinud väga hästi ja tal endal ammugi mitte ei tulnud väravad, ei tulnud sööta ja asju, otsustas siis Jyvaskyla klubist lahkuda ja otsib nüüd uusi väljakutsed ja vaatasin ka neid videoid, kui ta sealt ära läks, et see oli siuke meeli liigutav hetk talle endale ja fännid ja tänasid ka, et nagu siuke tõeline ikoon, nagu seal ka kuskil plakati peal kirjas oli, ta Jyvaskyla meeskonna jaoks oli. Ja jube kahju, et see nii pidi lõppema. Ja muidugi, sest aga see oli nagu üldse huvitav, et kogu see asi, et vaata, ta oli ju hirmus kõva, ta oli ju top skoorer, siis ta läks sinna KHL-i, siis tuli see sõjavärk ja sealt tagasi tulles, ütleme, need järgmised hooajad, ütleme, läks kuidagi nagu nüüd alla mäge seal koduklubis ka, et ei saanud seda õiget positsiooni. Ma veel siin selle hooaja seal kuskil alguse poole, nagu ta ikka natuke mängitud ja näha, et tal väga ei tulnud, siis ma taga rääkisin ka ja siis ta seal rääkis ka mingist teistsugusest rollist ja nii edasi, aga see pigem see oli ikkagi kõik sellest, et asjad ei sujunud ikkagi. Jaa, aga asjad ei sujunud mitte ainult temal, vaid kogu meeskonnal ja alates peatreenerist ja klubi juhtidest. See vahetati ju peatreenerit ja asju. Just, et palju toredam oleks olnud see, et kui nad oleks saanud seal play-offi, kas või esimeses ringis oleks mingi ühel hetkel sealt välja kukud ja võt siis oleks see bänner üles tõmmatud, eks. Aga okei, see selleks, aga nüüd ta otsib uusi väljakutseid, mina muidugi oleks väga õnnelik, kui ta satuks Šveitsi liigasse, mida meie telekast väga palju näidatakse ja vaatan seda huviga, et hea kahju, et aga ta ütles, et nüüd kui KHL ei ole, siis on see Šveitsi liiga jube kõvaks muutunud ja kartis, et tal ei leidu seal kohta. No just sellise hooaja pealt, mis tal ette on näidata. Ma arvan, et seal, kui tegelikult vaadatakse, tähendab, ütleme, et tal on nii pikk hooaeg olnud ja teda on ikkagi... Karjäär ja tal on ikkagi CV ja tal ju korralik.
et küll nähakse, aga hoiame talle igal juhul pöialt. Nii, võtame järgmise teema, räägime jälle korvpallist ja Kristjan Kullamäe Hispaania liigas tegi kõva mängu ja eriti kõva viimase sekundi viske ülikindlalt umbes 10 meetri pealt üle käe. Ärme liialda, 10 päris ei olnud. No hea küll 9,5 meetri pealt, aga väga kindlalt üle kaitsja käe, viskas nii puhta sopsuga korvi, et see sops oli peaaegu siia Eestisse välja kuulda. See on ikka võimast, et kui ma pall läheb sisse. Et ja siis tema väikevend võitis siis Euroopa noorteliiga ja pani ära Salgirisele nagu puid alla. No jah, papa Kullamäe ilmselt ei pane pahaks, kui ma paljastan, et saan aru, et plaanitud selline karske õhtu, mis tal oli sellel pühapäeval, et see ikkagi pärast 2 sellist edulugu poegade esituses enam nii karskeks ei jäänud ja ta ikkagi väikese libastumise tegin, kui ma talle õnnesoovid saatsin ja pikemaks jutuks läks, aga no see Kristjan Kullamäe episood, no esiteks see ei ole episood, vaid see on ikkagi väga selgelt paistab trend vastu, kuidas Kristjan Kullamäe on väga hästi leidnud ennast ja väga selgelt kehtestanud ennast seal selle meeskonna ühe parema mehena, ma peast nüüd ei oska öelda, kas on 9 mängu äkki juba pärast seda viimast, mis ta on 2-kohalise arvu punkte näiteks visanud seal ja mis oli nagu eriti äge oli see, et kui seda viimase rünnaku anatoomiat vaadata, siis see kõik oligi ju tema peale mõeldud. Ehk siis Audist mängiti pall pikale ja pikk andis selle Kullamäele, sealt tekitati see vahetus, kaitsjate vahetus ja edasi oli lihtsalt teada, mis sealt tulema peab ja küsimus oli selles, kas ta saab selle viske sealt kätte ja kas see vise läheb sisse või lähe. Et juba see iseenesest, et see oligi planeeritud kõikide mängijate seast tema peale, on ju nagu kõva sõna, ülikõva sõna. Ei no muidugi, aga ta on ju varem ka tõesti, et ta või suudab süksid viskid ära panna, et eks see sellest tulebki. Jaa, aga tal on all seal, sellest on seal Bilbao meedias kohalikus lehes, on omajagu kirjutatud ka ja räägitud viimasel ajal, kuidas tal on see viimase aja tase selgelt tõusnud, aga seal oli üks koht, kus ta auku just natukene langes. Vähemalt nende kirjelduste järgi ja ka peatreeneri kirjelduse järgi oli see, kus ta seal ühes mängus, kui nad vist oli äkki Padalonaga mängisid lõpu maha ja tal oli võimalus sealt 5 meetri pealt hoolitseda, et see asi ikkagi tuleks koju ära, ta viskas mööda selle, paar sekki jäi ja siis oma väljaku poolelt pandi ju vastu korv sisse, millega nad kaotasid selle mängu ja seda on nüüd kirjeldatud, et see keegi sealt klubist, ma ei mäleta, kas see oli ikkagi peatreener, ütles, et see oli nagu nii-öelda karmavõla tasumine, see vise nüüd praegu, mille ta sai ja mis oli võib-olla nagu veel magusam võiduna, sest Euroliiga klubi oli vastas ikkagi ja see oli ju nii-öelda Baski derbi ka veel, mitte lihtsalt niisama mäng, vaid kohalike jaoks veel eriti oluline. Vinge. Ja mis mänguliselt on äge, mida me näeme nüüd eriti väga ilmekalt, on see, et midagi ei ole öelda, et selles rollis Kullamäe, kus ta ei ole mängujuht, tundub, et sobivad tal asjad ikka palju paremini. Ja muidugi sobib, see on nagu selge. Aina rohkem ja rohkem. Seda on mitme poolde välja ka toodud ja see on nagu ilmselge, et see number 2 positsioon on nagu see tema positsioon ja nii on. Nii et siin poodata esiteks, et Märt Rosenthal seal ühe peal koondise lõikes või koondise vaates püsiks ja tõuseks, et Gerg Riisa tuleks tagasi, oleks olemas meil ja areneks ja teeks kõiki asju ja kui varem ei saa nendest ei kasva Euroopa tippu, siis viimase õlekõrrena siis tuleb Oliver Kullamäe lõpuks ja tema peaks küll minu arust olema täitsa puhas mängujuhi tüpaaž ikkagi. Jah, seda kindlasti. Aga sinna on aega veel. Mõned aastad. Nii, aga selle saatuse lõpetuseks naaseb meile saatesse rubriik ainult Eesti jalgpallis. Eesti U21 koondis pidas siis laagrit, sinna oli planeeritud ka üks mäng Taani klubiga Horsens ja see mäng toimuski, Eesti võitis selle 6-1, aga kui algne plaan oli, et seal vähemalt järele pärast toimunud kommunikatsiooni järgi, et algne plaan oli, et kohtutakse selle Horsensi klubi Taani esiliiga satsiga, siis tegelikult tuli vastu hoopis Taani 7. liigas mänginud Horsensi tiim ja Eesti Jalgpalliliit siis teatas või kommenteeris, et see oli siis Jalgpalliliidu ja treeninglaagrit korraldanud Türgi agentuuri kommunikatsiooni viga,
mis selle tingis. Aga ütleme, mida see 7. liiga võistkond mõtles, kui järsku tuli kutse, et kui tulge sinna mängima? Kuule, oodake. Tegelikult ta ju mängis. Äkki selle tagantjärgi lihtsalt räägitakse, et nagu, see oli meil kommunikatsiooni viga. Oota, kuule, nad ju mängisid selle esiliiga satsiga ju ka ära. Said 0-4 ketuka. Ja ilmselt taanlased läks mõtlema, et oot, mis nad tahavad esiliiga. Nii tugevat satsi, ei, siin on mingi eksitus. Saadame 7. liiga satsi, see on neile paras vastane. Ja oligi 6-1, Nojah. 7. liiga läheb muidugi veel rajult muidugi. Taani 7. liiga. Ma ei tea, see Taani 7. liiga. No kuule, 7. liiga, Tarmo. No värava lõid ära Eesti U21. See minu arust ongi ju, see ilmestab väga hästi Eesti kogu seda jalgpalli taset muidugi. Kui Taani 7. liiga võistkond lööb Eesti U21 koondisele väravana. No me lõime ka Poolale. Kuule, Tarmo, 7. liiga, ma rõhutan veel kord, 7. Aga huvitav, kui kohtuks Taani U21 sats, meie Eesti... Meil oli 7. liigat. No meil on seal... Kõige madalama see rahvaliiga satsiga. Ei, no just täpselt. Et mis siis seis oleks? Siis mingi 61-0. No muidugi, Ilmselt küll, Et see nagu ongi asja kurb lugu see kogu see asja juures. Nii, aga laseme kõlli. Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, kuidas siis läheb meie ennustusega? Ma alustan kohe ise, ütlen, et kõik on halvasti. Olen kaotuste seeria peal, see jätkus eelmisel nädalal. Seekord kohas, kus ma nagu oma arust tunnen ennast väga kindlalt. Euroliiga pani mingi rivi seal kokku ja selle rivi rikkus ära selline mäng nagu Monaco Milano Armani, mille teatavasti Monaco, kes on viimasel ajal väga hästi mängiv, kellel on väga palju kaalul, kusjuures siin viimastes voorudes suutis koduväljakul kaotada, nii et Euroliiga on ikka päris raju koht. Tundub, et tuleb sellest ka eemale hoida, nii nagu Keilast. Nii tuleb ka Euroliigast eemale hoida. No minu see käisksid lauatennisest eemale hoida. Absoluutselt, saan aru. Heidasse on jõudnud ikkagi nagu aina rohkem juttu sellest, kuidas siin tegemist on mingi veidrusega. Ei no kuidas on Tšehhoslovakkia pro-liiga. Oota, meil on kiri ka, oled sa märganud seda, et miks me ikkagi Tšehhoslovakkiast räägime? Äkki sa seletad selle looga ära? See on Toomas Järveoja käest tulnud, eks ole. Tervitame ka teda loomulikult. No vastus Toomas on... Ei no Toomas on minust vanem mees, ta saab aru küll, mida me Tšehhoslovakkia all mõtleme, eks ole. Ehk siis nagu ikka meie jaoks ikka Tšehhoslovakkia on Tšehhoslovakkia. Nii nagu on praegu seal, ütleme, Jugoslaavia vabariigid on seal, need igast Horvaatiad ja Serbiad ja Sloveeniad, eks ole. Nii on. See nüüd küll, nüüd sa lähed väga libedale teele muidugi. Järgmine samm on, et sinu jaoks eksisteerib ikkagi Nõukogude Liit. See on teine asi jälle, Aga Toomasega selgituseks öelda, et Peep on lihtsalt kinni aastast 1982 umbes. Siis läksid laiali 89 äkki. Seda ma räägingi, et sina olid 82 aastas veel. Tead, seal ma räägin, tähendab, siis kui tuligi Tšehhi ja Slovakkia ja siis ajakirjanikuna see oli kordi ja kordi, kui sa kirjutasidki Tšehhoslovakkia ja see läks võib-olla aasta-poolteist enne, kui sa harjusid ära, et ei. Vaata, hokit vaatasid ka, ega Nõukogude Liit mängis Tšehhoslovakkiaga alati, see oli tähtsamaid, ütleme, Izvesti ja hokiturniiri üks tähtsamaid mänge alati Nõukogude Liit Tšehhoslovakkiana. Aga nüüd see tundus nagu naljakas, et siis ühest hetkest seda enam polnud. Muidugi pole seda turniiri ka enam, võib-olla on siiamaani, aga ma ei tea. Aga põhimõtteliselt jah, see tuli sellest, et tegelikult see ei ole ühisturniir. Toomas, et see ei ole ja Tarmo ei luba mul sinna panustada ka. Ütles, et see on põrandaalune turniir, ma ei tea. Ma ei taha uskuda seda, täna ma ei pannud ja nüüd ma olengi hädasti mingisuguse totaka tennise mängu otsas, mis kestab nii kaua, et see ei jõua saate jaoks ära lõppeda. Sul on juba panust soolas. Ebahuvitav on nagu panustada. Ma arvan, ma astun järgmine ajal sellest keelust üle ja ikkagi naasen liistude juurde. Ütleme niimoodi, et mul ilmselgelt, ma veel ühel päeval lõpuks vaatasin, kas on mingid mänge, mida kus ma nagu
võiks mingit võitu ja kõike aimata ei olnud ja kõige hullem oli see, et ma unustasin ära panna Eesti-Poola mängu peale, mul käis mingisugune mõttevilks läbi, et millisele panna, vaata seal on, saad miljon panust panna kõike, mul üks vilksatus käis läbi, et äkki paneks, kas Eesti lööb värava või mitte, aga paraku ei pannud jah, mul jäin samasse seisu, mis oli. Mul kusjuures käis ka üks vilksatus, aga see oli, et Poola võidab vähemalt 2 väravaga, aga isegi selle koefitsient oli mingi 1,3 midagi, nii et see ei olnud väga ahvatlev. Nii, kirjad. No läheme kirjade juurde ja alustan Peetri kirjaga ja ta siin siis toob välja Tarmo Lehiste intervjuu siis spordipühapäeva raadiosaates, mis siis talle meenutas kohati Kreisi raadio või Tujurikku ja sketši, aga kahjuks seda polnud ja seal siis jutt käis ka Toomas Häberli võimalikuks vallandamisest ja peatreeneri vahetusest ja nii edasi, aga see küsimus tuleb tal hoopis siis selline, et oletame, et Peep on koondise peatreener, olgu siis korvpall või jalgpall või üks puha mis asi ja tulemused oleksid samas vaimus nagu praegu Häberlil, millal oleks Peep treenerina tagasi astunud või mis peaks veel juhtuma, et ta seda teeks, kui kaua võib treener olukorda taluda, sest ilmselgelt ei mõju ju antud olukord ka tema mainele piisavalt hästi. Ja siia ma lisaks meie sõbra Antsu kirja, kes kirjutas, et Keila saldo 10-20 on alla igast arvestust ja soovitas mul tagasi astuda. Ja enne kui sulle kinga antakse. Enne kui sa ise endale kinga annad. Et ei, ma tead, mõtlesin selle, kui see kiri tuli, et siis ma mõtlesin selle peale päris kõvasti, et millal siis nagu see treeneri jaoks see piir on, et eks see on nagu mitme otsaga asi, et kui treener tunneb, et tegelikult ta suudab veel meeskonnale midagi anda ja suudaks meeskonnaga edasi viia, siis ilmselt see tagasiastumises otsust ka kehvade tulemuste pealt ei tule ja ma arvan, et ma usun, või mul on selline tunne, et näiteks Häberli ise nagu usubki, et ta suudab seda võistkonda veel kuidagi edasi viia või mul on selline mulje nagu jäänud, et või ta suudab nii hästi seda naiivset juttu nagu eetrisse paisata, et igast selline mulje jääb, et ta nagu, et ta on oma vaimusilmas valmis seda meeskonda edasi vedama ja siis ongi temalt endalt seda tagasiastumis ma ütlen, sammu raske oodata, et millal tagasi astutaksegi siis, kui sa tunned, et kurat, ma ei oska midagi teha või ma ei saagi midagi teha, no siis on see õige aeg nagu. Ja, aga no teine mõte on ju see, et võib-olla ta tahab ikkagi siit Eestist vähemalt viimast võtta, tähendab, ütleme rahaliselt, sest mõelge nüüd, eks, no läheb minema, ükstapuha, kas lüüakse minema, läheb minema, no kes seda nii väga palgata tahab, kui vaadatakse neid tulemusi, mis siin Eestiga on, parajalt masendavad, ega ta järgmine leping ei ole küll hea. No aga tal ei saa olla väga hea, jah, et kuigi, ütleme, spordimaastikul on ka tihti peal nii, et on ju mingid treenerid, võtame näiteks sama Masursi, kes tuli Valmiera peatreeneriks, ütleme, olgem ausad, Šauljais, tema hooaeg oli ju täielik fopaa praegu. Et see meeskond oli ju täiesti põhjas ja üldse nagu mängu ei olnud. Tegelikult täiesti normaalne võistkond mängis ise seda Põhja-Euroopa liigat nendega juba pärast treeneri vahetust. Ja tegelikult täiesti okeid mehed ja võiks nagu mängida täitsa korralik korvpalli hakkasidki pärast vahetust. Ma pole nüüd jälginud, kus on nüüd tõusnud on, aga said see päris palju võite järjest. Aga tundus, et kes Masus selle pakub, Valmiera pakkus ja praegu Valmiera mängib tema juhendamisel väga head korvpalli, ma ütlen. Jaa, aga vaata, ta tuli kõrgelt madalamale. No seda küll, aga nüüd Häberlil ei ole madalam. Päris mudasse ei tulnud, ütleme, me ei öelda, et Eesti-Läti liiga, see ei ole mingi päris mudaliiga. Ei no jaa, aga kus on temalt veel siit allapoole astuda, no ei ole. Kus see klubi jalgpalli? Ja no kuidagi... Kuule, klubi jalgpallides on ju... ta on 7. liigana. Mis iganes, nagu näha eksisteerib ja käib mängimas. Jah, et miks ka mitte. Ei, no ma arvan, et ka palju kõrgemal. Et sellele Vjatšeslav Sahovaiko väikesele nii-öelda nagu teema nii-öelda nurgale mõeldes, siis tegelikult on Toomas Häberli Eesti jalgpallikoondisega lõpetades kindlasti palju parem treener, kui ta oli enne Eesti jalgpallikoondise peatreeneriks asumist. Et on ju nagu ikkagi nagu
tohutu kogemuse võrra rikkam. Jah, eriti vaimse kogemuse võrra, et sa saad tappa, aga ikkagi sa leiad, et kurat, ma pean siin postil olema, küll ma need mehed ükskord EM-ile viin. No nii on. Nii, võtame järgmise kirja, Marko kirjutab meile ja kõigepealt soovib mulle siin korvpalliväljakut, et asjad sujuksid ja et T16 kast oleks ikka õigel pool unenägudes. Sa tead, kus pool T16 kast käib? Ei. See teab, see T16 on nüüd see? Ei. Mis T16? Traktor. Loomulikult ei tea. Ei tea? Mis asja? Kus tea? No see on tähendab traktor. Sa pole näinud eest kastiga seda sükest väikest traktorit omal ajal Aruküla majandis või? See hästi pisike või? Pisikesega sükest kabiiniga väike kastik. Ja, vist tean. Tean. Okei. See on T16. Jaa. T25 on muuseas vist oli sama mootoriga, aga ta oli nagu siis nagu tavatraktor. No okei, jaa, selge. Neid ma olen kartulipõllul lapsepõlves. Küll näinud, ma võtan ette. Küll ja küll näinud, ma isegi leidsin ilusa punase. Ja muuseas, mina olen, ütleme, kooli ajal, ütleme, kuskil 16 aastaselt ma pakun välja suvel sovhoosis sellisega sõitnud. Käisin koos Munalast Viinaravi meestega siis põllud kive korjamas, et mina siis sõitsin selle traktoriga mööda põldu ja siis Viinaravi mehed, siis seal on see tööprofilaktika neil, nemad siis loopisid kive sinna kassi täis, ma sõitsin, nagu ikka põlda on need kivihunnikud, sinna kalutasin maha, tagasi ja siis need pidid jälle. Oota, kuidas seal toona oli, et kuna sa vähemalt ei sõitnud tol hetkel, sõitsid põllul mitte liikluses. Ma sõitsin teedel ka, ma ei mäleta, mul oli mingi ajutine, mingi luba oli. Ma tõesti ma täpselt ei mäleta. Sellepärast, et mina töötas... Ma ei olnud 18 täis, mul auto ei lube midagi olnud selle ajal. Jah. Et aga minul oli ka, ma ei olnud ju ka 18 täis ja mina töötasin ju enne sõjaväega 3 kuud ja pärast sõjaväega ka 3 kuud tõstukijuhina, aga see oli kinnisel territooriumil. Seal oli mingi eriajutine luba või mingi sükke asi oli seal, tead. No igatahes, mis see sovhoosiga kuskil maantee peal ju käime, sõitsime ikka mööda sovhoosi teid seal, need ei ole väga suured teed. No liiklus ei ole ka võrreldav. Aga siis ma ikka mõtlesin seda, et kui ma seal sõitsin, mõtlesin, et kurat, Viinaravile küll ei taha sattuda, et nõme töö siin käid, tassid mingi kive auto sinna traktori kasti, suht nõme nagu. Nii et ikkagi hakkasid valge kraeks lõpuks. Nii sealt see tõdemus tuligi ikkagi, et seal sai aru ikkagi, et see päris töö ei ole ikkagi sinu pärusmaa. Ei, seda ma ütleks, ma olen ikka päris tööd teinud pärast ka, aga ma ütlesin, Viinaravile ei tahaks sattuda. Sa kuidagi nagu praegu nagu võrdsustasid, ütleme, päris töö ja siis siuksed probleemid või? Ei, absoluutselt. Ma lihtsalt panin sinu toonase, ei vastupidi. Sa sildistasid praegu, et kõik ütleme, maatööd tegevad inimesed, eks ole? Ei, absoluutselt. Seda teed sina praegu, kui sa need asjad paned kokku, mille kokkupanemisele ma isegi poleks tulnud selle peale. Mina lihtsalt panin sinu karjäärikäigu kokku ja selle, kuidas sa oled ikkagi justkui rääkinud siin, et kuskil on päris töö ja nii edasi, aga samas ise oled ikkagi viimased mitukümmend aastat tegelen nii-öelda mitte päris tööga. No aga see ei olegi päris töö. No aga see ei olegi, jah. See nagu millest selline vastuolu? Nüüd ma sain Jaan kunagi ta tsehhis töötas kuskil, tegi päris tööd või kunagi mingi noolena. Sina üldse kunagi päris tööd. Nüüd ma sain aru, kust see tuli. Nii, aga okei, lähme nüüd edasi ja Marko kiri ja Marko kiri jäigi pooleli, eks ole, see T16 kast. Ja ta siis toob siin välja nüüd Eesti murdmaasuusatamise meistrivõistlused, kus Andrus Veerpalu sai 3. koha paaris teates vist, eks ole, oli niimoodi küll. Võitjad polnud aga vajalik uudispealkirjas ära mainida, et see on ka kõnekas fakt meie suusatamise tasemest. Mis vastab ka omakorda tõele muidugi. Ja see oli see, et Veerpalu medal on nagu uudisväärtuslikum kui keegi suvane suusataja võidab tiitli, eks ole, see on ka nagu loogiline. Aga siis ta ütleb seda, et ta on jälginud Martin Himma tegemisi siis YouTube'i kanalilt ja igast erinevad võistlusi ja võistluse välised videosid, kus siis Himma näitab oma tegutsemist ja räägib nii, et kas me üldse peaksime unistama kõrgemast tasemest, et ise määrib seal suuski, ise sõidab bussiga, ise teeb massaaži. Et sellist sisu on küll huvitav jälgida, aga teatud juhtudel tekib küll tunne, et kõike seda sisu nähes
pole absoluutselt mõtet mingeid tulemusi loota. No aga nii ongi. Aga see ise loodabki, aga meil ei olegi tulemusi. Ja ei täpselt, et tähendab, aga vaata siit on, et kui nüüd see Martin Ilma suudab kogu selle isetegevuse pealt tõusta natukenegi kõrgemale, ehk siis järjepidevalt punkte teenivaks suusatajaks, vaat siis ma arvan, et tal läheks elu natukene lihtsamaks, ta saaks sponsoreid, ta saaks raha ja siis võib-olla saab nii-öelda töödest veidi vabamaks, et ei pea ise suuski määrima või endale massaaži tegema. Nii ongi. Nii, aga Kaido kirjutab ja siin peab natuke nüüd rihmutama siis spordimeediat ja kirjutab ta nii, et nädalavahetusel toimusid Eesti lauatennise meistrivõistlused, ping-pongi meistrivõistlused ja pühapäeval oli palju põnevaid mänge ja selgusid meistrid. Omal moel jätkub huvitav ajalugu, kus 2 meest endiselt valitsevad seda ala ja sisuliselt seda aastast 2001 alates siis sellest. Või siis tulemus näitab, et noortel pole tänapäeval piisavat sisu ja intriigi ning arutamist oleks kui palju. Aga paraku Delfis siis ei olnud nagu mitte midagi sellest. Nii ei saa mehed, Jaan. Mis sinul on, kui igapäevaselt Delfi sporditoimetuses istuval mehel on selle õigustuseks nagu ütelda? No ütleme niimoodi, et ma arvan, et esmalt peaksid need lauatennissistid rahvusvaheliselt tegema midagi säärast, et nende nimed oleks ka teada ja tuntud. Näed, suusatamises me pronksimehe mainisime ära, eks, Veerpalu. Aga tõesti, tähendab, ma isegi ei oska öelda, kuidas kirjutada, võib-olla Tarmo, sul on mõtteid, kuidas kirjutada Eesti lauatennisse lugu nii, tähendab lugu looks, aga pealkiri nii, et sinna inimesed ja palju inimesi klikiksid, et see töö nagu ära tasuks. Oskad sa öelda? Sujuvalt lükkasid selle palli nüüd minu reketile seal, olles ise justkui tunnustatud loovisik või üks tunnustatumaid Eesti spordiajakirjanduse loovisikuid ja juba see, et Jaan selle nii-öelda suunas nii sujuvalt kõrvale näitab, et see ülesanne ei ole lihtsate killast, sest Jaanil ei ole fantaasiast oma elus absoluutselt üheski valdkonnas puudust olnud. No ei tea, eks kuidagi tuleb see Peebu ja Tšehhoslovakkia teema sinna ilmselt sisse tuua ja panna, ma ei tea, mida see Peep seal tegema, et see kuidagi huvitavaks läheks. Ei, ma ütlen, et keeruline nimed mulle tõesti ütlevad. Ei, no Vallot Vainula nimi ütleb loomulikult. Just täpselt, aga kas ta ütleb ka sedavõrd palju, et inimesed klikiksid seal peal ja paraku tähendab, ütleme, mitte midagi teha ei ole. Meil on seal samas online'is meil on teatud maht, mida me saame nagu teha, mida me saame lugejale pakkuda. Me ei saa sinna, nagu me just eile koosolekul rääkisime, et kuidas meil on, eks. Meil on palju, see oli 29 uudist oli vist seal esiküljele kõik niimoodi. Et seal peavad ikkagi olema uudised, mida lugejad loevad. Ja, võt nüüd ongi, ega see spordimeedia on jälle mingi järjekordsel teelahkmel ka, et kui nüüd vaadata seda, mis viimasel ajal nagu kuidagi nagu toimunud nendes portaalides, eks ole, et seda, kuidas ma ütlen, seda võistlussporti on jälle jube väheks jäänud muidugi, et see on ikkagi kolinud nagu nendesse kas siis alaliidu portaalidesse või spetsialiseerunud portaalidesse, et neid asju, võtame see, kuidas Soccernet on ikkagi sisuliselt jalgpalli ajakirjanduse, ütleme, need jooksvad asjad ikkagi selgelt üle võtnud ja üle mänginud kõik portaalid, ja võib-olla Volle on mänginud nagu võrkpalli uudised endale sinna üle kuidagi, et jah, selles mõttes on kahju, et kui mingi aeg oli nagu see filosoofia, ma mäletan võib-olla siin ka 10 aastat tagasi veel, et kui spordisõber tuleb, on ta siis Postimehe sport või Delfi sport tuleb sinna, et siis see peaks olema see koht, kus ta saab, et see on nagu spordi uudised ja asjad saab sealt kõik kätte, et ta ei pea käima kuskil ringi, et avaldab NHL-i tulemusi ja NBA tulemusi ja nii edasi. Aga nagu elu näitas, et neid nagu tegelikult kokkuvõttes hakati aina vähem ja vähem lugema ja see rõhk läks ikkagi nende lugude kui selliste peal. Nüüd ongi kõige suurem küsimus see, et kuidas
tuua balanssi, et need lood ei jääks nagu alasti, nagu, et see ongi, et kui Jaan teeb mingi jõle ägeda, ma ei tea, lauatennise loo, eks ole, et kus see kontekst nagu on siis, et kus see Delfi spordilugeja näiteks nagu saab üldse aru, millest üldse jutt käib, no, et see on nagu kõige suurem väljakutse minu arust, et seda konteksti luua ilma, et sa toodaks nagu seda tühja uudist palju, aga päris nulli pealt nagu neid lugusid kirjutada ka nagu ime. No sa saad nendes lugudes selle konteksti siiski ka tekitada. Sa lugemagi, kui sul oli üldse seos selle alaga. Oota, Tarmo, jällegi, me eile spordikoosolekule rääkisime, meil on see suur probleem on see, et meil oli nädalavahetusel mitu väga head lugu, seal oli mingisugune kommentaar, ma ei mäleta, mis päeval see ja kuidas see oli. Ja mis oli see, et meil valgus seda uudist niivõrd peale, eks meil oli seda jalgpalli ja kõik niimoodi, ja siis need head lood kukkusid kogu aeg allapoole, kuhu väga vähesed näevad ja vaatavad. Nii, ja siis kui ma hakkasin vaatama, palju need loetud oli, 3000 lugejad, 5000 lugejad, aga nad vääriksid tõesti 10 000 pluss, 20 000 pluss lugemist. Ja kui me teeme selle lauatenniste loo, tõesti, sa pingutad ja teed seal päev otsa tööd. Ja see pannakse sinna ülesse, eks mõned loevad kõik nii, ja see hakkab vaikselt allapoole kukkuma, lõpuks vaatad, parimal juhul 3000 lugejad ja sa oled oma paganama... sa oled väga optimistlik ka veel antud juhul. Ma arvan selle asja puhul ja siin on kahest, üks asi on et sa lähed sinna ja teed loo koha pealt, et küsija, ma arvan, oleks rahul ka sellega, kui oleks lühiuudis sellest, et kes võitis. Ja ma olen kindel, et selliseid, kuskil on toimetaja oma sõelaga, eks ole, teeb otsuseid, mida ta siis avaldab, mida ta ei avalda, et selliseid mitte avaldatud killukesi siis koguneb päeva jooksul, eriti nädalavahetustel, eriti tihedalt nädalavahetustel ikkagi nagu päris palju on ju, teeb seda oma teadmise ja tunnetuse põhjal siis, et mis on olulisem, mis on lugejatele, mis pälvib lugejate tähelepanu rohkem ja kui sa need teeksid otsuse need samad 10, kes võib-olla jäid killukest, mis jäid tegemata ikkagi teha, siis jääb vähemaks neid lugusid, mida siis pikemalt oleks huvitav lugeda, siis langevad need lood, mida sa kirjeldasid siin veel allapoole, siis oleks veel raskem inimestel aru saada, mis on oluline, mis ei ole üldse spordiilmas ja nii edasi. Et selleks filtriks olemine ongi toimetajate üks kõige tähtsamaid ülesandeid. Aga ma ütlen, selle tasakaalu leidmine ongi kõige suurem küsimus. Ma ütlen, ei ole mõtet teha seda üksikut lugu ühest alast. Lihtsalt, et... Ei, kui on hea lugu, ikka on mõtet. Tegelikult ikkagi mingil määral peaks neid mingeid alasid hoidma kuidagi pildis. Ma ütlen väga, et mõtet on teha neid ka, et täna öösel, ma ei tea, NHL-is alistas selle, aga ütleme seal mingisuguse aja vahel järel, ma ei tea, paari nädala tagant üks lugu mingist NBA-st, üks lugu NHL-ist, et sa hoiad kuidagi neid teemasid nagu lugejate jaoks nagu üleval nagu. Ja siis saad nagu kuidagi rohkem pildis ka. Ja tegelikult see on... Ma just mäletan, nüüd ma lehes kirjutan Eesti Päevalehe nagu meenutusi ja ajaloost kirjutasin, see oli niivõrd väike vaht, et ma liiga palju sinna ei saanud, aga ma mäletan, see Gunnar Press oli kunagi, ma ei mäleta, mis ala see tuli sinna ja küsib, et miks meil ei ole lehes seda väikest, kas või väikest artiklit, joone alust, selle ala Eesti meistrivõistlus. Gunnar Press ütles väga lihtsalt, me võiksime selle panna, eks, aga selle lugejate huvi on sedavõrd väike, et me täidame selle joone aluse asjaga, mis huvitab rohkemaid lugejaid. Ja mille peale te siis ütles, teate, teeme niimoodi, me kirjutame selle loo valmis ja need 200 inimest, kes tahavad seda lugeda, andke oma faksinumbrid ja me teile personaalselt saadame selle loo. Väike point ka siia teema lõppu. Tegelikult oli nädalavahetusel toimunud Eesti meistrivõistlustest Delfis lausa otse pilt võimalik vaadata, nii et siin on rapitud vahepeal nii-öelda nagu natuke tühja koha peal. Seda otse pilti pealt kuskil näha. See ei hakanud silma esilehel. Seal kuskil spordiülekannete nii-öelda teiste ülekannetes kindlasti oli, aga tõele auandes uudist sellest, et kes võitsid näiteks ei ole ilmunud, nii et teisest küljest on küsimus täiesti õigustatud. Või nagu õigustatud, et me ei räägi... Ülekannet näited, siis võiks teada, kes võitsid ka. Nii, aga tõmbame otsast kokku, nüüd oleme läinud üle piiri juba.
ja kuulake meid järgmisel nädalal. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.